Selles videote seerias hakkame rääkima sellest, et kuidas siis välja tulla kaotustest. Ükskõik, olete siis vastastikku sattunud selle sotsiopaadi, psühhopaadi või nartsissistiga või siis lihtsalt kaotanud midagi. Töökoha, elukoha, elukaaslase, läinud lahku, lemmiklooma. Tegelikult seal ei ole nagu teatud mõttes vahet aju jaoks, kuivõrd see on problemaatiline. Miks? Me kõik püüdleme nii-öelda kogu aeg selle turvalisuse poole. Ehk siis üritame säilitada maksimaalselt seda, mis on, või õigemini ma ütleksin, et aju üritab. Ja vältida seda, mis siis on uus. Miks see on kasulik? Esiteks, aju kasutab väga palju kogu keha ressursist. See tähendab seda, et igasugune muudatus on tema jaoks komplitseeritud. Ja seega ta üritab kinni hoida kogu aeg sellest, mis oli. Isegi ükskõik kui negatiivne see ei olnud, aga see on tema jaoks tuttav ja turvaline. Ja nüüd kõik need muudatused, mis me teeme, on ju alati väga mitmepalgelised. Ehk siis ütleme, et näiteks kaotasite lemmiklooma või töökoha. See näiline, et lihtsalt nüüd keegi suri ära ja te nüüd saate ajuga sellest aru, et jah, elul on algus ja lõpp, ei ole nii lihtne just seepärast, et seal on tohutu suur lingistik, võrgustik ajus, mis kõik on harjunud teatud viisil kogu aeg omavahel ühenduses olema ja seeläbi te ka olete harjunud teatud viisil käituma. Ja nüüd seesama on muutunud juba automaatseks. Ja sellepärast seesama muudatuse läbiviimine võtab alati aega. Kui kaua, see sõltub hästi palju, mis toimub teie endaga ja kuivõrd te olete nagu motiveeritud, aga tahes-tahtmata see mõte läheb ikkagi minevikus toimunule. Ja seal ei olegi niisugust nagu ühest lahendust, et tee nii ja siis on kõik hästi. Ei ole. See kõik võtab aega. Ja kõigepealt, kui me saame aru sellest, et see võtab aega, on täiesti normaalne protsess ja teil ei ole mitte midagi viga, vaid see ongi normaalne, on nagu esimene samm. Ehk siis aktsepteerige situatsiooni. See on nii, nagu see on.